19. sajandi keskpaigas oli Tallinn paarikümne tuhande elanikuga arvestatava tähtsusega sadamalinn. Leiti, et raudteeühendus Peterburi ja Venemaa kubermangudega annaks Eestis valmistatud tööstustoodetele ja põllumajandussaadustele head turustusvõimalused. Raudteeveod ja uute tehaste rajamine tekitaks hulgaliselt uusi töökohti ja stiimuli maarahva liikumiseks pealinna. Tallinna sadamasse meritsi toodud puuvilja saaks saata raudteel Narva, Peterburi ja Moskva ketrusvabrikutele. Venemaalt saaks transportida raudteel Tallinna sadamasse teravilja, mida laevad veaks edasi Lääne-Euroopa sadamatesse. Raudtee rajamisega oli kavas kiirendada Tallinna tööstusettevõtete ja Tallinna sadama arengut. Paldiski sadam oli Läänemerel Venemaa ainus peaaegu jäävaba sadam, kus laevad ei saanud silduda kõigest 27 päeval aastas. Sadamast oli võimalik vedada laevadega saabuvaid mandariine ja apelsine ka talvel rongiga Peterburi. Raudtee pidi kulgema Paldiskist läbi Tallinna ja Narva Peterburgi ja Tosnosse Peterburg-Moskva raudteel. Koos raudteega valmisid Paldiskis kahekorruseline puidust vaksalihoone, paekivist veduridepoo ja raudteejaama veetorn. Jaamas pikendati raudteeharu sadamasse selleks ehitatud muulil. Osa kaubast veeti rongidega Moskvasse ja Peterburi, osa aga Tallinnas tegutsevatele ärimeestele. Keilas valmis 4. klassi raudteejaam. Teel Tallinnast Paldiskisse peatus rong lisaks Keilale ka Klooga 5. klassi jaamas. Raudtee lõppes Balti jaamas ja jätkus Peterburi suunal juba uue teena. Tallinnasse ehitati raudtee reisi- ja kaubajaam koos 12-kohalise veduridepoo, veetorni ja abihoonetega. Ligi 500 töötajaga raudtee peatehas oli järgneval aastakümnel Tallinna suurim tööstusettevõte. Tehases ei puudunud ka suur treipink veduri rataste ületreimiseks. See töötas veel ka 1950. aastatel. Narva jaam oli 2. klassi raudteejaam koos veduridepooga 12 vedurile. Tapalt Tartusse kulgeva raudtee ehitamist alustati 1870. aastal. Raudtee valmis 1876. aastal. Tapale rajati algselt 2. klassi sõlmjaam. Tartu jaamahoone valmis 1877. aastal. Keila-Haapsalu 78 kilomeetri pikkust raudteed hakati ehitama 1904. aasta kevadel ja liiklust alustati järgmise aasta novembris. Raudteest olid huvitatud Läänemaa mõisnikud ja tsaaririigi kõrged ametnikud. 216 meetri pikkune perroon oli tol ajal Venemaal pikim. Tartu-Petseri raudteele rajati 10 jaama ja 3 raudteepeatust. Pinnase vedamiseks rajati 30 kilomeetrit kitsarööpmelist abiraudteed. Auruekskavaatori kasutamine hõlbustas ja kiirendas pinnasetöid. Esimese põlvkonna 3 teljega auruvedurid vedasid nii kauba kui ka reisironge. 1 miili läbimiseks kulutas vedur keskmiselt 100 liitrit vett ja 20 kilogrammi kivisütt. 2-teljeliste kaubavagunite kandejõud oli kõigest 8–10 tonni. 20. sajandi algul hakati valmistama raskemaid ja võimsamaid auruvedureid, mis suutsid vedada pikemaid ja raskemaid ronge. Reisirongi vedavate vedurite rattad olid kaubarongi vedurite ratastest suurema läbimõõduga.
veduri kütja kühveldas lühikeste vaheaegade järel aurukatla koldesse kivisütt. Kitsarööpmeline raudtee ei suutnud konkureerida laiarööpmelisega, kuid oli hobuankripõhisest veondusest sadu kordi tõhusam. Kitsarööpmelise raudtee ehitustööd olid laiarööpmelise ehitamisest vähem kulukad. Ka raudteel opereerimise kulud olid väikeste veomahtude juures suhteliselt madalad. Mõisaküla Viljandi kitsarööpmelise raudtee ehitamisega alustati 1895. aastal. Ühtlasi kujunes Mõisaküla jaam kitsarööpmelise raudtee sõlmjaamaks. Raudtee sai kiiresti populaarseks ka Viljandi elanike seas. Raudtee kujunes oluliseks eelkõige linnatööstustoodete ja metsamaterjali eksportimisel Pärnu sadama kaudu. Üheks suuremaks raudtee kasutajaks kujunes Waldorfi tselluloosivabrik, mis vedas tootmise tarvis paberipuud ja toodangut tselluloosi näol Pärnu sadama kaudu ekspordiks. Tallinnas lõppes raudtee Kaubasadamas, mis oli oluline ekspordi ja impordi seisukohalt. Sadamasse rajati raudteejaam koos reisijate vaksaliga. Rapla ja Virtsu vaheline raudteeliin valmis 1931. aastal. Nõmme oli eelmise sajandi algul kiiresti arenev väikelinn, mille elanikke vedasid Tallinnasse ja tagasi aeglased aururongid. Rongid tegid Tallinnast Nõmmele päevas 13 reisi, kuid olid vaatamata sellele ülekoormatud. Tekkis vajadus vabaneda aeglastest auruveduritest, mis ei sobinud linnalähi reisiliikluse teenindamiseks. 1928. aasta suvel paigaldati Balti jaama ja Nõmme vahele teine rööpapaar ja kontaktvõrk ning ehitati juurde ooteplatvorme. 1927. aastal rajati ka Rahumäe raudteeviadukt. Kohapeal ehitatud Siemensi veomootoritega mootorvagunid suutsid vedada 3 järelvagunit. Järvel valmis jaamahoone ja järve peatuskohast sai järvejaam. Rahumäe peatuskohast sai 1930. aastaks Rahumäe jaam. Tallinna ja Nõmme vahel liikus päevas 27 rongi, millest 13 sõitis Pääskülani. Mootorronge hakati kasutama alates 1927. aastast raudteeliinidel, kus polnud auruvedurite poolt veetavate rongide tarvis piisavalt reisijaid. Mootorrongid sõitsid peamiselt Valga-Tartu ja Jõgeva-Tartu-Elva liinidel. Franz Krulli masinatehases valmistati aastail 1931 kuni 1940 kokku 26 auruvedurit. Algusest lõpuni valmistati 13 uut põlevkiviõlil töötavat tankvedurit. Krulli masinatehas tootis nii kitsa kui ka laiarööpmelisi uusi auruvedureid, kuid tegeles ka vanemate vedurite ümberehitamisega.
1928. aastal lõpetati paekivist ja punastest tellistest Tapa jaamahoone ehitus. 1926. aastal ehitati Tallinnas nii Paldiski maantee kui ka Rohu tänava raudteeviaduktid. Tiheda liiklusega raudteedel hakati asendama käsipöörmeseadmeid automaatsetega. Tallinn-Balti jaama Vaksali-hoone oli esinduslik ja ruumikas. Hoone keskel paiknesid piletikassad ja pagasiruum, paremas tiivas olid esimese ja teise klassi reisijate ootesaalid ning restoran. Balti jaam oli lõppjaam, kust väljusid nii kaugsõidu kui ka linnalehiliikluse rongid. Rahvusvaheline reisirongiliiklus toimus Tallinnast Leningradi ja Moskvasse ning kiirrongiga Riiga. Tuhande 1937. aastal oli laiarööpmelisel raudteel 135 jaama ja peatuskohta. Tallinnast Tartusse väljus päevas 4, Narva ja Haapsallu 3 ning Paldiskisse 5 rongi. Teine maailmasõda tõi raudteedele, raudteesildadele, jaamahoonetele ja teistele taristuobjektidele suuri purustusi. Pooleks olid kistud liiprid ja puruks pommitatud raudteetammid. Laiarööpmeline raudtee oli purustatud 274 kilomeetri ulatuses. Narva raudteejaam oli sõja käigus täielikult hävinenud. Tallinnas oli põlenud ka Balti jaama Vaksali-hoone. Valga raudteejaama Vaksali-hoone taastati 1950. aastaks. 1946. aasta kevadel alustati Tallinn-Pääsküla elektriraudtee taastamistöödega. Berliini linna raudteele kuulunud ja Moskvas ümber ehitatud trofeerongid hakkasid liikuma sama aasta sügisel. Tuhande 1950. aastate keskel asendati Saksa trofeerongid Riia vagunitehasest tellitud uute elektrirongidega. 2 3 vagunist koosnevat rongikomplekti ühendati kokku, mistõttu koosnes suurem osa elektrirongidest 6 vagunist. 1962. aastal valmis Pääskülas elektriraudtee uus depoo. Pärast seda lammutati Balti jaamas asunud endine depoohoone. Tuhande 1950. aastate teisel poolel pandi linnade vahelises liikluses sõitma uued Ungari diiselrongid. Laiarööpmelisel raudteel hakati 2-teljelisi kaubavaguneid asendama 4-teljeliste, pikemate ja suurema kandejõuga vagunitega. Tuhande 1958. aastal lõpetati auruvedurite üleviimine kivisöölt vedelkütusele. Kuni 1957. aastani vedasid kitsarööpmelisel raudteel nii kauba kui ka reisironge vanad auruvedurid. Aastatel 1957 kuni 1964 asendati need Venemaal Kalugas ehitatud diiselveduritega TU2. Enne sõjaaegsed reisivagunid vahetati välja uute vastu. Poolast osteti 60 uut täismetallkere ja automaatpiduritega reisivagunit.
kõik enne sõjaaegsed 2 teljaga kaubavagunid vahetati välja uute vastu. Vene Föderatsioonist osteti 550 4-teljalist suluõhk piduritega kaubavagunit. Raudteede rekonstrueerimise käigus asendati suur osa puitliipritega rööbasteedest betoonliipritega teedega. Laiarööpmelisi auruvedureid kasutati pärast sõda kaubarongide veoks rohkem kui veerand sajandit. 1962. aastal saabusid Eestisse teiste liiduvabariikide raudteedelt võimsad E-tüüpi auruvedurid. aastal osteti Ungaris diiselvedurid VME1, mida hakati kasutama peamiselt manöövrivedudel. Diiselelektrilisi mootorvedureid TEP 60 kasutati reisirongide veoks kuni 1980. aastate lõpuni. Alates 1971. aastast asendasid kaubaveoliikluses auruvedureid diiselelektrilised vedurid M62. aastate teisel poolel vahetati vanemad SR3 elektrirongid uuemate vastu. Elektriraudteele toodi Moskvast kasutatud elektrirongid ER1 ja Riias valminud uued rongid ER12. aastal jõudis Eestisse esimene Riias toodetud 6 vaguniga diiselhüdrauliline reisirong. 1960. aastatel ehitati Balti jaama Vaksali hoone täielikult ümber. Ulatuslikud ümberehitustööd lõpetati 1967. aastal. Linnalähirongide sõitjate tarvis ehitati ka eraldi ootepaviljon. Kopli kaubajaamas teostati laadimis- ja sorteerimistöid ööpäevaringselt. Kaubajaamas oli 4 vastuvõtu- ja ärasaatmisteed ning 14 sorteerimisteed. Konteinerterminalis kasutati raudteekonteinerite maha- ja pealelaadimiseks pukkkraanasid. Jaotus- ja kokkuveod tehti veoautodega, mis olid varustatud spetsiaalsete hüdrauliliste laadijatega. Ülemiste kaubajaamas oli 10 vastuvõtu- ja ärasaatmisteed ning 16 sorteerimisteed. Jaama rööbasteedele mahtus korraga ligi 1700 kaubavagunit. Sorteerimisjaam võimaldas käidelda ööpäevas kuni 3000 kaubavagunit. 1980. aastate lõpul toimus kauba- ja reisijate vedu Eesti raudteel täisvõimsusel. Ööpäevas liikus Eesti raudteedel keskmiselt 5700 kaubavagunit.